Jõulupühad on aeg, kui sagenevad mürgistused ja on oht, et meie organismi satub mõni võõrkeha. Me liigume ju nendel päevadel rohkem ning pahatihti ei osata kas või külla minnes kõiki ohte ette näha. Aga siiski tuleb olla ettevaatlik, et rõõmupühadest ei saaks kurb mälestus. Üle 90% mürgistustest juhtub alati inimeste kodudes ja suur probleem on selles, et inimesed ei märka, millised ohtlikud asjad neil kodudes on, kas lapsed leiavad need üles või ise juuakse, süüakse midagi, mida ei osata arvata, et see tekitab tegelikult mürgistust, eriti pühade ajal. Enam tekitavad probleeme muidugi kodudes need, mida kasutatakse kodu kaunistamiseks. On need siis erinevad taimed, mida lapsed kipuvad ära sööma, on need ilutulestik näiteks, paukherned, ilutulestikuraketid, säraküünlad, ka küünlad ise. Nööppatareist on eelkõige juttu, et väga harva satuvad laste kätte pulkpatareid, mis ka alla neelatakse, aga sageli on meil probleem ikkagi nendest nööppatareidest, mis on mänguasjade sees, mis on telekapultide sees, vanaemade ja vanaisade kuuldeaparaatides, nii et kui laps selle sööb või alla neelab, kui on näha ja on teada, siis väga kiiresti tasub liikuda lastehaiglasse erakorralise meditsiini osakonda selle lapsega ja teha ära röntgen, et veenduda, kus kaugel ja kas patarei on alla neelatud. Patarei suudab läbi söövitada ennast söögitorust, kuhu ta tavaliselt pidama jääb juba 2 tunniga päris kindlasti. Ja söövitusjälg, mis järgi jääb, on väga-väga tõsine, nii et lapsed ei pruugi saada ka aasta jooksul tavalist toitu süüa. Valguspulgad on nüüd üks teema veel, mis eriti jõulupühaga ja aastavahetusega meie telefoniliinil ikkagi tuleb, et lapsed närivad valguspulkasid ja siis on lapsevanemate suur mure, et kui see vedelik on ära joodud, mis siis edasi saab. Eelkõige muidugi laps helendama ei hakka. Vedelikku on selles valguspulgas suhteliselt vähe, küll aktivaator on vesinikperoksiid, selles kontsentratsiooniks ta söövitav ka ei ole. Nii et tavaliselt seedetrakti häired on ikkagi need, mis lapsel tekivad, iivelduse oksendamine võib saada kõhuvalu, kuid enam mitte rohkemat. Söögiga rääkides, millega mürgistuse infoliinil ikka helistatakse, on piparkoogid väikestel lastel. Seal sisalduv kaneel, mis on teatavasti muul juhul veresuhkrut alandav inimese organismis, et kui palju siis piparkooke võib näiteks 1-aastane süüa või 2-aastane, siis väikesele lapsele võib anda küll 10 piparkooki, et ei juhtu tema veresuhkruga midagi ja ta seedib selle ära. Kui toitu tehakse, siis jällegi üks mürgistus, selline kõne on meile äädikamürgistused. Et kui toitu tehakse, siis pannakse äädikas klaasiga lauale, inimene, kes tahab juua, haarab selle veena näiva klaasi ja joob selle lihtsalt ära ja taipab alles teise lonksu juures, et lõhn on teine ja söövitab. Et kui vähegi on võimalik, siis väikeste lastega kodudes eriti kasutada kodus 10% äädikat, mis õnnetuse korral on lihtsalt ärritava toimega ja mitte 30% äädikat, mis on tugevalt söövitav. Kui saavad kokku erinevate põlvkondade inimesed ühes peres, siis üsna tavaline selline õnnetusjuhtum, mis siis juhtub, on lastega minnakse külla vanavanema juurde ja vanavanema tabletid on neile kättesaadavad. Ehk siis süüakse ära kas siis päevadosaatorisse pandud värvilised kommidena näivad tabletid või siis võetakse ka karbist selliseid värvilisi komme meenutavaid tablette. Ja paraku on nii, et vanavanemate rohud sageli on ikkagi sellised, mis on laste jaoks väga-väga ohtlikud. Et võib minna hästi, et me piisab, kui lapsele anda aktiivsütt. See võib olema kodus tavaliselt, sest et esimese poole tunni jooksul on aktiivsüsi kõige efektiivsem või siis tuleb kutsuda kiirabi. Ja üks teema veel lisaks tablettidele on nikotiinitooted. Ei ole vahet, kas see on e-sigaret, on see tavaline sigaret, on see huuletubakas, padjakesed. Need on lastele alati ohtlikud. Mis tahes selline toode, kui ta sisaldab nikotiini, on lapsele närvimürgiks ja suures koguses on ta mürk ka südamele. Ja koos nikotiiniga üks sõltuvusaine on veel alkohol. Vanasti oli alkohol kibe ja valge või pruun, siis tänapäeval on ta magus ja ta on värviline, nii et siis lapsed kipuvad neid alkoholiolsed jooke ikkagi haarama. Kõige esimene selline
Pühade ohutuks möödasaatmiseks on lähtuda põhimõttest, et ennetus on kõige parem. Kui õnnetus juhtub ikkagi, siis esimene asi, esmaabi on vaatamata pikale rahvapärimusele erinevatest esmaabivõtetest lihtne vesi. Parim vesi on lähim vesi. Kui satub midagi mürgist nahale, siis pestakse maha puhta veega. Kui midagi juuakse alla, loputatakse suu puhta veega ja antakse väikeste lunksudega vett juua. Ja siis tasub helistada infoliinile 16662. Me töötame pühadaegu ööpäevaringselt ja kogu aeg. Et põhiline meie mõte on ikkagi selles, et pühade planeerimisse ei oleks sisse kirjutatud võimalik EMO-külastus või kiirabivisiit või siis ei peaks kindlasti meelde jätma meie infoliini numbrit 16662.